Mina olen Kaisa ja mina olen üks Mamma Kakao asutajatest ja kaasloojatest. Ja täna on minuga siin armas doktor Riina Raudsik, kes tuleb ja jagab ka natukene oma mõtteid siis toorkakao teemadel. Et see oli meie väike soov ja see on meie suur südameasi, et jagada toorkakao kohta infot ja tõsta seda teadlikkust oma inimeste seas ka, et miks see siis ikkagi on kehale hea, miks seda võiks juua, kas seda võiks kohviga näiteks asendada, et kõik sellised väiksed märksõnad ja küsimused on meil tekkinud, et mõtlesime, et Riina oleks nii tore, kui Riina avab ka natukene seda teemat nagu enda siis vaatevinklist ja jagab enda mõtteid sellega seoses. Ja ma ei tea, Riina, võib-olla sa teed väikese, pisikese tutvustuse endast, ma usun, et tegelikult kõik teavad sind juba, aga lihtsalt sihukese väikese, et mida sa võib-olla praegu teed ja kust sa tuled? No, mis siin ikka pikalt rääkida, et ülikooli lõpetasin, siis asusin tööle anestesioloogina, reanimatoloogina ja kiiresti PERH. Alguses oli veel reanimabiili peal kiirabi 3 aastat, kuni kiirabi haigla valmis sai, praegune PERH. Siis ma õppisin kardioloogiks, töötasin kardioreanimatsioonis ja sealt ma läksin perearstiks, kus õppisin veel perearstiks ja töötervisearstiks. Ja nii see elu on kulgenud, et varsti saab juba 50 aastat vist, ma ei hakkagi arvutama, kuskil täisarstina. Ja jumal, kas see oli nüüd 2016, kui ma tulin ära süsteemimeditsiinist ja tegin oma firma, mis ei tähenda, lihtsalt ma ei ole enam süsteemimeditsiinis. Ma annan nõu inimestele, kuidas terve olla. Mhm. Ja aitäh sulle. Jah, Ja mina olen. kahjuks meditsiin tegeleb haigustega, see on nii tasapisi sinna liikunud, et kui me läheme arsti juurde, siis nagu hakatakse analüüse tegema ja uurima, otsima haigusi, aga ei räägita veel eriti sellest, et mida teha, et see kaoks, see sümptom või ka haigus mõningatel juhtudel. Ja et mina olen praegu aru saanud, ma olen ise ka käinud, Riina, kusjuures sinu vastuvõtul kunagi Pärnus, et sina ikkagi praegu ju korrigeerid inimesed, tee seda toitumist ja elustiili eelkõige. Jah. Ja õpetan jooma õiget vett, sest vesi on meie keskkond ja keskkond on vale, siis on haigused, keskkond, see on ainus põhjus haigustele, kui vale keskkond on. aga ilma veeta ei saa. Ja täiega nõus ja ma olen ise lugenud su energiakriisi raamatut ka ja noh, sellest on küll nüüd tükk aega tagasi juba, aga ta seisab mul kapi peal, ikka vahel võtan jälle ja loen ja vaatan sealt mõnda lõiku, et väga selle vee teemaga olen ise ka väga-väga 100% nõus, et vesi on kõige alus. Ja aga äkki sa, Riina, räägid, sa ütlesid, et sul on paar lugu, kui me lähme siis kohe sinna kakao juurde. See oli nii tore, kui ma sulle helistasin või saatsin siukse häälsõnumi, siis sa ütlesid, et sul on kohe võtta sihuke paar toredat lugu, mida jagada. Et sinu teekond on ka, ma saan aru, et sa oled tegelikult väiksena kakaod juba joonud isuga. kas sa tahad avada seda teemat? Ja et ma lihtsalt, kui sa helistasid, siis ma korraks mõtlesin, et lapsena oli ju meie jook kogu aeg kakao, et ega meile keegi ju kohvi ei pakkunud, et sellel on omad põhjused ka, millest me pärast räägime. aga muidugi oli see kakao magustatud, tol ajal tehti teda piimaga ja ta ei olnud toorkakaost tehtud, eks ole. aga ütleme, et need kuumutamisel ikkagi mineraalid säilivad, nii et ta oli ikkagi kasulik jook. Ja siis mulle tuli veel meelde see, et kui ma olin päris pisike, 4-aastane, siis mul olid maksalutikad ehk lämblijad ja seal anti kohutavalt kibedat rohtu, ta oli kollane pulber, mida pidi võtma täiesti tühja kõhuga, 2 tundi ei olnud söönud ja mõru kohviga. Mul on see lapsepõlvest sinnamaani meeles, et ma ei suutnud kohvi lõhna ka tunda. Et see pärast seda aastaid kuni umbes 15., 16. eluaastani, kus meie kooli tulid
Rein Karemäe oli selline reporter ja tema naine ja valisid 3 inimest välja ühesse lastesaatesse Tõravere observatooriumisse ja seal, kui me ootasime, siis pakuti mõru kohvi. See oli minu jaoks nii õudne, et ma ei olnud vahepeal üldse kohvi joonud. aga vaata, see maailm on ju sinna läinud, kuhu meid juhitakse. Et kohv on nii-öelda legaalne narkootiline aine, mida terve maailm kasutab, ka mina, kui ma noorem olin, ükskõik kes külla tuli, kas sa kohvi soovid, ükskõik millist filmi vaatad, kohvitass on käes või viskiklaasiga, eks ole, kogu aeg, see on nagu, keegi ei räägi, et kas sa kakaot soovid, eks ole. ja ma ise praegu olen, ma ei ole kunagi väga selline õudne kohvisõber olnud. Et võib-olla ainult siis, kui öövalveid tegime, aga sellest ainult kohv oli soojas kogu aeg ja ainult seda jõime ja sellest tulid ka ikka tõsised tagajärjed tervisele. aga kuskil 40. eluaastani inimene suudab oma keha, noh, igas mõttes ta keha ise suudab ennast korda teha ja üle selle juba hakkavad need põletikud ehk siis keha noh, ma ütlen veel kord, haigustel on üks põhjus, see on hapnikupuudus ehk energiapuudus ehk liiga happeliseks muutub keha, kui hapetest pole vesinikut energia kätte saadud. nii et selles mõttes on see teekond olnud selline, et algas kakaost ja võib-olla ka lõpeb, ma ei ole, mul on kodus olemas toorkakao ammu ja ma olen paar korda teinud, aga ma võib-olla ei oska teda nii hästi teha. ja ma ei oska sinna võib-olla neid lisaaineid panna, noh, pannakse nelki, ma tean, ja mandleid ja seda kaneeli ja kõik nii, aga mul ei ole veel seda oskust. et ma eile proovisin piimavahuga teda teha siin, aga ta oli, noh, ma ei oska öelda, võib-olla ma ei osanud koguseid panna, aga kas ma räägin siis või sa küsid midagi mu käest nüüd edasi? Jaa, ma võib-olla siia vahele siis ütlen selle ka, et seda valmistusjuhendit me tegelikult, meil on sotsiaalmeediasse ka olemas ja me saadame seda rõõmuga ka oma emailis siis ka oma kogukonnale ja tegelikult kõigile on see kättesaadav, et me hea meelega jagame neid nippe ja trikke ka ja maitseainete poolest on ka lihtsalt see, et täitsa tunde järgi, aga meil on antud ette nagu nii-öelda sellist võib-olla nagu 3-4 põhilist, mida võiksid kasutada ja siis ongi see, noh, mis sul endal veel tahab sinna sisse tulla, et tänapäeval võib seda jooki nagu noh, maitsestada juba väga nagu ägedate selliste noh, makapulbriga näiteks juba on ju, mis ei ole võib-olla meile Eestis nii nagu tavapärane veel, aga ma näen, et noh, me juba liigume vaikselt sinnapoole, on ju et neid erinevaid variante on. aga Riina, äkki sa räägid sellest natukene sellest kofeiini ja teobromiini erinevusest siis, et kohvis on siis kofeiin ja kakaos on siis selline aine nagu teobromiin, et mis see erinevus neil on, kuidas need mõlemad siis keha mõjutavad? no me kõik teame, et kofeiin on ergutav aine, et ta stimuleerib meie kesknärvisüsteemi ja sellega seoses paneb meie südame kiiremini tööle, hakkab meie ainevahetust kiirendama, aga samal ajal äh, ta seondub ka adenosiinretseptoritega, mille tõttu tekib siis pärast nagu väsimus, unisus, et tal on niiviisi, et ergutan ja siis väsin, eks ole. ja ja kuna ta ahendab veresooni, siis ta paneb ka südame kiiremini tööle, tõstab vererõhku, nii et kohviga liialdamine ei ole kohe kuidagi õige. lisaks sellele on tal väga intensiivne diureetiline efekt, ehk siis ta ajab välja vett kehast, aga vett viiakse ju neerude kaudu verest välja. ja kui seda kohvi päev otsa juua, siis meie veri muutub paksuks, vererõhk tõuseb, kaugemad väikesed veresooned ei saa enam hapnikku, seal toimub liigne hapestumine ja kui nad kehasse hiljem pääsevad, siis tekivad jällegi sümptomid haigustele, kaebused, erinevad peavalud, kõrge vererõhk, no kõik, mida soovite, kõik sümptomid. aga kakao, noh, kindlasti on kakaojoojaid palju, aga kakao on kuidagi unustuste hõlma jäänud, nii et see, mida te nüüd seal teete, on noh, väga tänuväärne töö. ja kui kohv sisaldab kofeiini,
siis kakao sisaldab teobromiini, et see on selline aine, ta on samamoodi alkaloid, orgaaniline aine ja tema toime nagu ergutav toime kesknärvisüsteemile on nõrgem, malbem, et pigem ta tõstab meeleolu, võtab väsimust ära. Noh, mis veel, kõige tähtsam toime, mida on ka mis seal uurida, see on ju teada, kui ta teadis, mida ta sisaldab, aga hispaanlased on ka uuringu teinud, kus ta on, näitavad, et ta on põletikuvastane, aga põletik on ainus haiguste põhjus kehas, sest vale kehakeskkonda ründab immuunsüsteem, tekitades põletikku ja keskkonda korda tehes ja see võib ka olla, noh, toetavana kakaona, ma ei mõtle jumala eest päev otsa juua seda, eks ole. Ja kõik me teame, et teobromiini sisaldab tume šokolaad, mis teeb talle mõru maitse. Ja selle tõttu on teda ka soovitatud, kui magusaisu on, et kasuta seda mõru šokolaadi. Nüüd teobromiin on samuti uriini eritust, noh, kiirendav või no diureetiline aine. Ta on näiteks meestel erektsiooni soodustav aine ja ta on ka maonõret, mitte maohappesust, vaid maonõret noh, tekitav aine, mis on soodne toime. Nüüd arvestades seda, mida teobromiin sisaldab aineid, ma pean lausa vaatama, et ta on kõige võimsam, kõige suurem rauasisaldusega looduslik aine, kõige suurem, mis üldse on, noh, spinati ja lambaliha kõrval. Tal on magneesiumit, kaaliumit palju, tal on kaltsiumit, vaske, mangaani, mis on luudele ülitähtis, fosfor, mis on luudele ülitähtis, tsink, mis on ülitähtis eriti meestele, seleen, mis on vist kuskil 300 ensüümile aktivaatoriks ja kui ensüüm ei saa töötada, pole seleeni, siis jällegi orgaanilisi happeid ei saa lammutada ehk jällegi tekib energiapuudus ehk liigappeline keha ehk haiguste sümptomid. Siis ta hoiab serotoniini kauem meie kehas, see tähendab, me saame olla õnnelikumad ja rahulikumad. Tema toimel tekivad endorfiinid kehas, mis on meie enda nii-öelda narkootiline aine morfiin, mis on siis mõnuga ja noh, armutundega ja selliste asjadega, heaoluga seotud. Ja kui nüüd võtta seda spirituaalsest aspektist, millega ka teie tegelete, ma usun, siis tseremooniate eesmärk, noh, kakaoga on ju viia inimene ülendatud meeleolusse, eks ju, luua sügavam ühendus inimeste vahel ja seda ka kasutatakse. Aga kui me nüüd võtame ained, mida ta sisaldab ja mis kuuma kasutades kuuma vett või kuidas teda siis valmistatakse või mõnda looduslikku taimset piima liiga kuumalt, siis need ained nagu C-vitamiin, noh, ma arvan, arginiin, see on aminohappe, flavonoolid, need hävivad. Et selles mõttes võiks seda kakaot kasutada smuutidesse. Kõige parem, kus saab tema omadused kätte ja kui me võtame selle põletiku vastase toime, millest me rääkisime, et sellest võiks tundide viisi rääkida, sest kõik need ained, mida nad sisaldavad, korrastavadki meie sisekeskkonda selleks, et põletik kaoks. Mitte antibiootikumid ei pea seda tegema. Nii et ta on ka suht kõrgest C-vitamiini sisaldusega, siis arginiin, üks aminohappe, mida väga paljud ilmselt teavad ja ka võtavad toidulisandina juurde. Aga mis on arginiini puhul eriti oluline, on see, et ta aitab sünteesida NO-d ehk lämmastikmonooksiidi, mis on veresoontel laiendaja. See tähendab, veri hakkab minema ka väikestesse arteritesse, eks ole, ja hakkab sinna hapnikku viima. Täpselt sama aitavad teha flavonoolid. Aga vot flavonoolid on nüüd need, mis hävivad kuumutamisel ja flavonoolidel on see ajukaitsetoime,
noh, Alžeimerit ära hoida ja just selle kognitiivse, selle aju kaitsev toime, sest kui me seda aju hävitame, stress ja unetus ja narkootilised ained, alkohol ja nii edasi, siis meil hakkab prevaleeruma selle ürgaju pidev sihuke erutusseisund ehk ärevushäire. Ja see on ainevahetuslikult hästi halb. Siis ta sisaldab trüptofaani, mis on samuti aminohappe, mis on serotoniini eelaine, eks ole, ülioluline. Me kõik ju teame, et väga paljud antidepressandid, mida inimesed võtavad ja ma leian, et vahest on see vajalik, ma ju tean arstina, kui raske oli mõjutada või midagi muud teha, siis nad paljud on ka nendest selle serotoniini peale üles ehitatud, need niinimetatud SSRI-d, see tähendab selektiivne serotoniini tagasihaarde inhibiitor. kehas hoitakse kauem serotoniini, et olla õnnelik ja rahulik, aga samal ajal mitte kirglik. Ja ei saa kahte asja olla, nii et elu käib nagu sinusoid selles mõttes. Ja kui me tõesti tarvitame või peame tarvitama neid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid, siis noh, ütleme, seksuaalelus on teatavad muutused, naistel ei tule orgasmi, meestel on varajane, ei tule, vabandust, ejakulatsiooni ehk seemnepurset, aga kakao puhul me ei räägi sellest kui prevaleerivast ainest, eks ole, lihtsalt, et serotoniin on ja tänapäeval me vajame rohkem rahustamist kui ergutamist, eks ole. Ja ma vist ütlesin, et flavonoolid siis aitavad samuti lämmastikmonoksiidi tootmisele, mida tänapäeval siis peetakse signaalaineks ehk virgatsaineks, ta on gaasiline aine, hästi oluline, teda toodetakse ka veresoonte endoteelis ja ta aitab siis laiendada. Küsimus on ju selles, et inimesel on vaja kõiki aineid, mis temas peavad olema, aga tänapäeval eriti, neid ei ole enam nii, nagu ütleme minu nooruses, no mis kulgesid 50-ndatel, eks ole, 60-ndatel aastatel, kus bakterite tapmine ei olnud eesmärk ei maapinnas ega inimeses ja bakterid, kes on üliolulised ja toodavad meile eluks ülivajalikke aineid, tänu sellele me saame üldse elada, siis tänapäeval on kõik teisiti ja meil jääb ka mineraalide puudused on, raskmetallid kahjustavad meid ja meie elu on selles mõttes muutunud ja ka meie tervis on muutunud. Nii et võiks hakata mõtlema selle peale, et hommikuse kohvi asemel õppida kakaot tarvitama või jooma. ja aitäh sulle, Riina. ja ma siia vahele veel ütlen ka, et noh, siin oli lihtsalt väga palju kuldaväärt infot, mis sa just jagasid selle väikse ajaakna sees, eks ju. aga nagu sa ise ütlesid ka, et me oleme nagu selle kakao ära unustanud, siis tegelikult kakao legend lausa räägib seda, et kakao tuleb metsast välja siis, kui inimesed on kaotanud ühenduse eelkõige iseendaga ja loodusega, mis praegu tegelikult ju toimub üleüldiselt ka ja nüüd ongi see kakao revolutsioon natukene nagu algamas, et juba on kuulda siin ja seal, et inimesed joovad kakaod ja tarvitavad, mis on hästi-hästi tore. aga et ja veel rohkem seda teadlikkust tõsta, on ju, nagu sa siin praegu, noh, sa andsid siin väga ilusa ülevaate, miks võiks ikkagi kakaod juua. Jah, ma mõtlen midagi, mul oli siin vahepeal veel, aga see juba läks sinna kuskile no seal on see mineraalide sisaldus kõrge, mis minule meeldib, sellepärast et ma olen seda ju nii palju rääkinud, et iga rakk meie kehas on ju patarei, mis töötab naatriumi ja kaaliumpumba toimimisel. Et see on keeruline, aga nii ta on ja kui näiteks ütleme ka nii kakao kui kohvi diureetiline ehk siis uriini vett välja ja efekt siiski on mõlemal olemas, siis me alati kaotame ka rohkem just kaaliumit kui naatriumit ja kui see tasakaal naatriumi ja kaaliumi vahel kaob, siis rakk ei saa töötada, ehk siis kõik, mis rakus, mida ma rääkisin, toimub igas meie 50 triljonis rakus ja 100 triljonis bakterirakus. Nad on ka rakud. Nii et see on jah, pikk teema, et ma olen oma, ma ei tea, 8 raamatus kõiki neid rääkinud ja ka kodulehel rääkinud neid, aga kakao, mul on väga hea meel, et te olete sellise missiooni endale võtnud, et seda kakaod niiviisi
propageerida, Mhm. sellepärast et ta tõesti oli unustuste hõlma vajunud. mina ostsin ta kunagi, ma mäletan, päris suure paki selleks, et panna teda smuutidesse sisse. Mhm. Et smuutiga saab endale noh, nii-öelda kõike sisse joota, mida me võib-olla igapäevaselt ei tarvita ja ei jõuagi paljusid asju, et lihtsalt võtta tavalistest looduslikest ainetest teda. Ja just ja täpselt ja lihtsalt siia vahele, et miks me Jaanaga seda nii nagu kirega siis jagame, on see, et meil on tegelikult mõlemal endal hästi sügavad kogemused kakaoga, me oleme mõlemad Guatemalas olnud ja elanud ka. Et tänaseks vist minul on nüüd 7 aastat äkki täis saanud, kus ma joon kakaod ikkagi. No vahepeal teen jälle pause natukene ja siis joon jälle igapäevaselt. Et tegelikult raud minul on olnud eluaegne selline nagu rauapuudus, mitte eluaegne, noh, ütleme nii, et sihuke 10 aastat siia-sinna, et ma olen nagu katsetanud, proovinud erinevaid asju, on ju, et lihtsalt ongi nagu rauapuudus olnud ja siis see raud seal sees on hästi palju toetanud ja magneesium just eelkõige ka Mm. enne siis menstruatsiooni näiteks, on ju, et mul varem olid krambid kõhus, aga nüüd ma nagu ei koge neid enam, et päriselt on enda edulugusid ka rääkida, on ju. Ja noh, samamoodi nagu sa ütlesid, et ta ongi tuju tõstev, et mina olen värske ema, mul on nüüd 1 ja 4 kuune poja, et tõesti see sünnitusjärgne aeg siin pimedas nagu Eesti talves, noh, ma ei tea, kakao on mind ikka nii palju toetanud selle koha pealt, et seal tõesti. nende mineraalidega, ma segan, on veel see ja rauaga, et ta ei ole lihtsalt, et me joome ja saame palju rauda, et seal on ka arstlikust seisukohast muud probleemid. Kui ei ole C-vitamiini piisavalt, siis raud ei taha imenduda. kui on nii-öelda lekkiv sool, kus peensoolestikus on palju noh, selliseid kogumikke ja ei saa imenduda, eks ole, ja lihtsalt muidugi, kui me ei saa rauda. aga jah, raua osas määratakse just seda raualadu, ferritiini, aga tänapäeval jah, rauapuudust siiski on. Mhm. Ja, jah, aga aitäh sulle, Riina, mul on niisugune tunne, et võtame siis vaikselt kokku. Tegelikult sa rääkisid sellise põhilise, avasid seda teemat, noh, et selles väikses ajaaknas jagasid põhilise info ära, mis on tegelikult vajalik võib-olla kuulda nii-öelda siis inimesel, kes võib-olla ei ole kuulnud kakaost nii palju ja ongi, kes joobki võib-olla igapäevaselt mitu tassi kohvi, on ju, et tal ei ole lihtsalt seda infot, et miks ma võiksin asendada näiteks kohvi kakaoga, on ju. Et juba võib-olla tunneb küll, et natuke nagu, ma ei tea, nagu keha on väsinud, on ju, noh, vaata, paljud inimesed ei pane neid asju kokku, et võib-olla see on sellest, et ma joon liiga palju kohvi, on ju. Mm. et ma arvan, et see on väga hea selline väikene nagu ülevaade, mis sa praegu siin tegid meile, nii et me oleme sulle väga-väga tänulikud. aitäh, et sa võtsid täna selle aja ja tulid ja jagasid ennast. ma olen teile ka. et kõik, mis on kasulik ja hea, siis nende levitajad on lihtsalt superinimesed. ja aitäh sulle.